Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Kell on 11.08 kohe ja kohe algab ka digitunni saade. 2. mai on Kuku raadio eetris Henrik Roonemaa ja Hans Lõugas tehnoloogia uudiste portaalist Genius.ee ja meiega Mailis Plooman Elisast. Vaatame tänastele teemadele otsa. Täna tuleb suurem pikem uudiste saade. Me räägime, kui keegi jaksab kuulata, aga väga kasulik teema. Me räägime sellest, et Taxify äpp sai lõpuks ometi põhjalikud uuendused ja need vaikselt nüüd jõuavad kõigi tarbijateni. Me räägime ka Huawei uuest telefonist P9, millel on rohkem kaameraid kui ühel tavalisel telefonil. Ja me räägime sellest, et väga palju eestlasi kasutab mobiilset internetti arvutis, mis on minu jaoks väga üllatav. LG on valmis arendanud laborites sellise ekraani, mille küljes on juba sõrmejälje sensor. Hans käis vaatamas ühte uut tootmisliini, mis toodab midagi, millest mina üldse aru ei saa, aga siis sa saad sellest rääkida. Märksõna skeleton, aga lisaks räägime sellest, et nutikell Apple Watch töötab nüüd ka Windows 95-ga. Ja terve hulk muid teemasid loodetavasti veel ootamas, kui me jõuame rääkida, nii et ilusat saate kuulamise aega. Digitund. Taxify muudatused on siis meie esimene teema ja ma küll ütlesin saate tutvustus, et kui keegi veel jaksab kuulata ja põhjus on see, et kui me Geniuses nüüd Taxifyst kirjutame, siis see on vist ainus valdkond enam-vähem, võib-olla Apple'i kõrval, kus me saame lugejatelt siis kirju, et aitab küll, ma ei jaksa kuulata, ärge kirjutage sellest pagana Taxifyst, ma ei jaksa enam, ma ei taha. Inimestel on huvitaval kombel tekkinud mingi väsimus sellest taksoäpinduse teemast ja seda on, see on arusaadav ka, et seda on hoitud üleval praktiliselt terve aasta otsa, me oleme sellest kirjutanud ja rääkinud ja Taxify ja Uber ja kõik need teised taksoäpid ja on taksofirmad seal ja ei ole ja on taksojuhid rahul ja ei ole ja on maksuraha seal ja ei ole. Aga vähemasti nüüd me saame siis olla praktilised, et meie vabandus täna Taxifyst rääkimiseks on see, et me kavatseme anda eelkõige praktilist infot ja siis natuke seda kommenteerida ka. No, selle praktilise info võib kokku võtta vist niimoodi, et pea kõigi, väga paljude Taxify kasutajad. Välja arvatud mina, kes on kohe meie stuudios 33% inimestest pole veel saanud seda uuendust, mis on siis äpis. Aga sisu on see, et vanasti enne seda uuendust sai Taxify äpis valida lähimate taksode vahel, vaadates nende taksode nimesid, hinnakirju, juhi nimesid ja muid parameetreid. Nüüd on erinevad tooteklassid ja ei saa valida üksikute sõidukite vahel. Näiteks ma saan valida privaatjuhi, kes tegeleb siis sõidu jagamisega või koossõiduga, mis see sõna on. Suvaline siis Mati. Ma saan valida ökotakso ehk siis ökoraha mõttes, mitte keskkonnasäästu mõttes, vanemat tüüpi, väga soodsa hinnaga auto. Ma saan valida tavalise takso, ma saan valida suurema sõiduki, kuhu mahub minu peoseltskond sisse või luksklassi sõiduki. Elektriauto oli ka eraldi vist ju? Kusjuures äpis ei ole eraldi sellist kategooriat miskipärast, jah. Okay. Neil selles tabelis on tõesti, mis nad saatsid, on elektriauto ka. No, aga ma ei tea, mul äppi pole. Äpis ei ole, äpis on on erajuht, ökotakso, takso, luks ja XL. Ja ükskõik millise ma nendest valin, see minu tellimus suunatakse lähimale selle kategooria juhile, kes ootab tellimust, ma ei näe, kes ta on, ma ei saa valida nende vahelt, kui see tüüp vastu ei võta, siis sellele järgmisele lähimale teiste hinnanguid näeb või? Ei näe, mitte midagi. Eks siis mulle võib tulla täiesti ebaviisakas Matikuga. Ei, selle kohta nad ütlevad, et meil on see reitingusüsteem on hea, et kõik, kes meie äpis juba on, eks ole, et nad ongi juba head. Et sul ei ole tarvis neid punkte näha. Ja kui su reiting läheb siis alla mingi kriitilise piiri, siis ta ei saagi neid tellimusi ja hakatakse, siis isiklikult võetakse ette. No, see on selline usalduse küsimus, et meie jälle klientide sõitjatena ei näe seda enam on ju. Et mis see piir on, kui palju nüüd tuleb ja me peame usaldama Taxify'd, kes ütleb, et et siin 4 on, alla 4 langeb või kas mitte see kõrgem see hinnang. See on, ütleme, mitte väga läbi nähtav. Ma ikkagi tahaks näha, kas ma tellin 4 ternisi või 5 ternisi. Kui sa juba Taxify'd kasutad, siis on, ma ei tea, vähemalt 4 või 4, mis iganes, eks ole, mis see nende nagu piir on. Seda nad ise ütlevad. Ja sa saad seda näha siis, kui see tüüp on kui ta tuleb, kui ta on juba vastu võtnud. Siis sa näed, Veiko tuleb, sõidab 2008 aasta Peugeot'ga, tal on aga enne ei näe, jah. Et see on tegelikult päris suur muudatus, et sa ei näe taksofirmasid üldse enam mitte kuskil. Et Teslat ka ei saa tellida enam. Ei saa niimoodi eraldi, sa ei saa valida, mida tellida, et valid klassi ja tuleb see, mis tuleb. Vanasti see oli täitsa ju meelelahutus ju, et nagu mõtlesid, et tahan sõita Teslaga ja siis otsisid Tesla ja ootasid kas või veerand tundi ja näed, Tesla tuli. Aga ma olen sellest varases beta-programmis, ma olen paar nädalat seda saanud kasutada ja ma olen taksoga sõitnud sel ajal korduvalt ja ma olen ütlema, et tegelikult
8 juhul 10 või nii on see uus süsteem minust väga mõistlik, et mul vahet ei ole. Aga mis need 2 juhtu 10 olid siis? Üks juhtum, ühte ma mäletan väga selgelt, oli see, et ma valisin ühe klassi takso ja see valis mulle juhi, mis näitas, et ta tuleb linna teisest otsast 10 minuti kauguselt. 10 minuti pärast saabub. No mis on nagu väikses Tallinnas on nagu enne kuulmatu, on ju. Kuna väga hiline õhtu kellaaeg oli, ilmselt ei olnud lähimat juhti ja siis ma lihtsalt vajutasin, et mulle ei sobi see, panin tühista, kus sa pead põhjendama Taxify'le, miks sa tahad tühistada? Ma ütlesin, et liiga kaugel oled. Ja ma tegin täpselt samamoodi ja mul oli sama võtsin teise klassi sõiduki ja tuli kohe lähedalt. Nii et, aga minu jaoks muidu tuleb see, võtad nuppu, auto tuleb ja kohe töötab. Siin on nagu paar asja, mida ka tuleb tähele panna, mida ma olen ise kogenud nagu kasutades. Esimene on see, et Taxify's on nüüd taksod ja litsentsite erajuhid sassis. Või et takso litsents on nõutav ainult sellel ökotakso ja takso klassil. Kõik need private ja Lux ja buss ja selle pea üldse taksolitsentsi olema, taksomeetrit ei pea olema, see on hea tähelepanek, ja see tekitab, sa pead seda teadma siis, kui sa tahad näiteks tipptunnil sõita kuhugi, et need autod ei tohi sõita ühissõiduki rajal Tallinnas. No tõenäoliselt arvet ka arve ikka saab. Mingid Taxify arve sa saad selle kohta, aga nad ei tohi sõita ühissõiduki rajal ja kõige muud nõudmised, et kui kellelgi peaks olema tahtmist. Siis probleem on ilmselt need inimesed, kes on äriklientidena kasutajad ja tahaks kasutada taksotšekke, siis nende jaoks on see ilmselt probleem, sest seda sa küll teha ei saa vist. Jah, kui sul on mingi teatud firma takso, siis sa ei saa seda teha ja ühtlasi siis maksmine käib läbi äppi, et seal mingi sularaha või kaardiga ei saa, et sa pead oma äppi panema krediitkaardi ja siis sa saad neid niimoodi nagu tellida. Need mõttes on see veidi nagu üllatav, sest et esialgu jääb mulje sellest, et ma võtan selle private, ehk siis privaatjuhi sõidujagamise, kuidas iganes nimetada, võtan selle kategooria, ma tean, et mul tuleb naabri Toomas tuleb mulle juhiks, on ju. Aga tegelikult on sama ka selle Lux-klassi sõidukitega. Lux ei ole need mustade nahkistmetega Tallinki taksod ja tulikataksod, vaid isegi mitte Tallinkil eraldi kohe bränd, must see Lux, seal on ka suvaline naabri Mati. Muide, nad ei saa üldse olla, sellepärast, et kõikide nendele klassidele on Taxify kehtestanud maksimumhinnad. Ehk et maksimumhinna piires sa võid, kui sa oled näiteks, ma ei tea, Lux, otsustad, et hakkad sõitma oma suure ilusa autoga, siis sinu maksimum starditasu on 350 ja kilomeetritasud kõik on maksimumi peal. Maksimum on ära määratud, eks ole, et üle mille sa ei tohi küsida ja see maksimum on madalam kui Tulika ja Tallinki kilomeetrihind. Nii et vähemasti teoreetiliselt Tulika ja Tallink ei saagi üldse Taxify's sõita, sest nende hinnakirjahind on kõrgem kui see, mis Taxify lubab küsida. Nii et puhttehniliselt nad peaksid olema Taxify'st nüüd väljas. No eks me nüüd näeme, mis juhtuma hakkab, aga selle teema teine üks külg on see, et kui ma nüüd olen seda testinud mõned nädalad, siis ausalt öeldes üha vähem jääb nagu vahet, miks ma peaks helistama Taxify'd Uberile. Või vastupidi. Kuigi nüüd see Taxify esindaja muidugi Martin Villig siin nädalavahetusel võttis sõna ja ütles, et ikkagi üks suur eelis on, sa saad kindla peale, kui sul on väga vaja, saad Taxify'st taksoplafooniga auto, millel on see eelis näiteks, et sa saad sõita ühissõiduki rajal, kui on ummikut. Plus ta väidab, et neil on üleüldse kordades rohkem juhte kui Uberis ja see ühissõiduki raja teema on ka teema. Aga iseenesest on huvitav... Ma tahan vahel öelda, tegelikult on õigus ja ma usun, et see ongi väga suur argument Tallinnas. Aga kui ma vaatan need firmade peale, siis ma lähen Riiga, siis ma ei tea, kas see on nii. Ma lähen Vilniusesse, lähen järgmisse linna. Alati ma valin Uberi. Aga ma tahtsin öelda, et üks koht veel, kus uus Taxify skeem minu jaoks kukub kokku, on siis, kui mul on vaja näiteks sõita kodust 2 lapse titevankri ja 3 kohvriga lennujaama. Siis on kõik. Siis ma peaks tellima bussi, aga bussi tellimisel on selline mentaalne plokk, et ta on nagu kallim ja ta on ikkagi buss, eks ole, et ma tahaks tellida lihtsalt suure auto, kui ma tean, et universaalkerega mingi Superbi näiteks või mingi sellise, et ma tean, et ma Tulikast või Tallinkist selle saan, et siis ma olen sunnitud ikkagi otse nagu tellima, et see on veel üks elu jagamismajanduses lõpeb seal siis, kui sul on suur pere. Hästi konkreetne vajadus on sul, et mul on vaja mingit sellist tüüpi autot, et seal teda ei ole. Aga huvitav iseenesest küsimus on ka see, me jõuame äkki 2 lausega arutada, et miks nad seda tegid. Et kas nad oleks võinud olla elu lõpuni lihtsalt selline taksojuhi sõbralik platvorm. Et see on see, millest nad alustasid, eks ole, ja nüüd on paljud inimesed pahased, et miks sellised muudatused ja miks te olete ise taksofirma, aga mulle isiklikult tundub, et nad ei oleks saanud. Et ma arvan, et lihtsalt taksofirmad oleks nende äri ära söönud ühel hetkel. Neil sellisena ei ole tegelikult nagu eriti mitte midagi, kui nad lihtsalt vahendavad taksosid, nad on tüüpiline vahendaja ja süsteem sööb selle vahendaja sellest mingil hetkel välja. Taksofirmad teevad ise mingisuguse äpi, sul ei ole rohkem mitte midagi, kui et mul on lihtsalt hulk kasutajaid, kelle telefonis see on. See on sinu ainult. See on väga suur väärtus. Jah, aga see on ka ainus. Et sa oled suhteliselt haavatavas nagu positsioonis, et nüüd kui sa oled telefoniga ise kõigi äppiga kõigi telefonides ja B, et sul on ka oma juhid,
kes on nagu sinuga mingisuguses nagu lepingulises suhtes, siis sul seda väärtust on nagu lihtsalt kõvasti rohkem, mille pealt kasvada suuremaks. Ma kahtlustan, et äkki seal taga mingid investori kõrvad, kes leidsid, et sõbrad, et kui te olete lihtsalt mõnus taksojagajad, mis siis juhtub, on see, et teie seda vahendustasu aetakse kogu aeg allapoole. Hea küll, aga miks autode valik ära kadus? Miks ma ei või näha, et kas see on universaalkerega või on see kupee või on see Tesla? Aga küsime seda neilt ja räägime sellest järgmises saates. Ei räägi, aitab küll. Lähme reklaami pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga ja me ei taha küll Taxifyst rohkem rääkida, aga sõidujagamisäppidest, aga koossõidust, aga jagamise majandusest. Aga ometi selle sama teemaga seoses on põnevaid muidu uudiseid. Ma eessu kuulsid ühelt inimeselt, kes võib-olla on taksojuht, võib-olla on koossõidu jagamismajanduse juht. No me täpselt ei tea, jah. Jah, tema kasutab telefoni, nagu kõik taksojuhid tänapäeval kasutavad telefoni selleks, et võtta vastu tellimusi ja navigeerida. Aga see mõjub väga halvasti. Teema sai alguse jah, et kas kasutada Taxify'd või Uberit või mis iganes tegelikult rakendust, mis kogu aeg hoiab GPS-i töös, ekraani GPS-i ja kogu aeg vajab telefon laadimist. Ja väidetavalt juhtub siis selline asi, et esimesed paar kuud on okei, kui telefon on uus, aga paari kuu pärast läheb telefon lolliks, ehk ei käitu enam nii, nagu sa eeldad, ehk siis see GPS ei näita enam õiget asukohta ja telefon üldiselt nagu käitub väga halvasti, ehk siis inimestel on täiesti probleem, nemad tahaks kasutada, aga ei saa. Ja sealt see teema tuli, eks ju, et mida siis peab tegema selleks, palavad ilmad on tulemas ka, autodes temperatuurid tõusevad, päike on järjest kuumem, mida siis peab tegema selleks, et oma telefoni elus hoida? See taksojuht või mis iganes juht, eks ole, on nagu selline ekstreemne näide, sellepärast, et ta sõidab kogu aeg ringi ja tal kogu aeg on see telefon sabapidi seal laadijas ja kogu aeg GPS töötab, et telefon on kogu aeg kuum. Just, no see probleem on meie jaoks on tuttav, sellepärast, et meil on esindustes demotelefonid väljas sellised, mis 24/7 tegelikult kogu aeg on töös. Hea küll, nüüd me lülitame ööseks neid välja, aga telefonid on elus, kogu aeg laevad ja kogu aeg mängivad mingisugust tarkvarat. Küll meil ei tööta GPS, aga kõike muud need telefonid teevad, nii et see probleem on meile tuttav, mis juhtub siis, kui telefon on, kui seda ei kasuta nii, nagu tavaliselt tavainimene kasutaks. No vaat, aga tegelikult on see väga tuttav teema, sellepärast, et ma tean, minul on see just eelkõige suvel reisides, autoga pikki vahemaid läbides, päike kuumab sinna ette, pidevalt on juhe järel, sa navigeerid ja siis on see kuumuse probleem on väga-väga tõsine. Ei, nagu ta läheb kuumaks, aga ma saan aru, et sa ei ole telefonist ilma jäänud sellest. Veel ei ole. Aga sa ei ole ka 3 kuud sõitnud, eks ju, järjest iga päev, eks ole. Küll, aga mul on tulnud neid hetke ette, kus telefon ütleb, et temperatuur on liiga kõrgel, lülite välja, et see jahtuks, telefon enam ei tööta. Tal on kaitsemehhanism peal. Räägime nagu siis sellistest esimestest asjadest, mida peaks tegema, on ju. Et kui sa ei saa, üks asi on see, et kas sa sõidad 3 kuud järjest või mitte, jätame selle kõrvale, aga ka tavalised inimesed, kes siis nagu kasutavad, et mis on need 3-4 asja, mida sa pead tegema, et oma seadet elus hoida, eks ju. Et teda üldse kaitsta selle eest, et ta üle ei kuumeneks. Mina alustaks nagu sellest, mis oli ka selle konkreetse inimese puhul nagu vastas tõele, et see hoidik, telefoni hoidikus, kus see telefon oli universaalne hoidik, mis oli tagant täiesti kinnine, täiesti umbe. Mõned on veel sellise pehme materjaliga kaetud, see oligi täpselt selline, eks ju. Kuna universaalne hoidik on tehtud nii, et ta igasugust seadet suudaks kinni hoida, siis tihti on seal veel kas memory foam või mingisugune selline materjal, mis on veel kohe eriti selline mul on selline, ja soojus ei saa ära hajuda, eks telefoni tapja, täpselt. Sa paned nagu padja sisse telefoni kogu aeg. Kui midagi valida, siis midagi sellist, mis oleks telefoni nurkadest kinni või tagant vähemalt oleks tal nagu õhutuse augud, eks ju. See on esimene. Teine asi, et kus tavaliselt telefoni hoitakse klaasi peal, mis tähendab seda, et sealt tagantpoolt tuleb veel 100 kraadi päikest ka veel juurde, eks ju, mis omakorda tõstab seda temperatuuri, et kui tõesti peab kasutama nii sagedasti, siis ilmselt on kõige targem koht panna ta ilmselt sinna keskkonsooli näiteks, kusagile, kus veel võib-olla ventikest tuleb jahedat õhku peale ka, kui vähegi võimalik. Vaat need on päris head, on need hoidikud, mis selliste haaradega lähevad selle ventilatsiooni avaribide külge. Ja kui sa suvel autot salongi jahutad konditsioneeriga, siis see jahutab ka telefoni. Just, aga siin jällegi on see, et ta ei tohi tagant kinnine siis olla, eks ju. Et sa pead valima ikkagi sellise hoidiku, mis siis võimaldaks teda jahutada. Ma tegelikult usun küll, see kõlab väga loogiliselt, mis te räägite, aga mul on sellega seoses üks psühholoogiline probleem, et me Eestis on Uberi ja Taxify juhte, kes kogu aeg iga päev ketravad, eks ole, niimoodi telefoniga, kindlasti märkimisväärselt vähem kui kogu maailmas. Näiteks Uberi juhte on. Ja mina eeldaks, interneti inimene minus eeldaks, et kui see on väga levinud probleem, siis kõik need 100 000 Uberi juhid, kes kogu aeg iga päev eegeldavad ringi, et internet oleks täis seda kurtmist.
jaa, Ilmselt ma väga olen levinud ei sulle ole, jah. 3 foorumi teemat praegu järjest siin ette mina lugeda. guugeldasin ja minul tundus see nagu vähe. ilmselgelt väga levinud probleem ei ole, aga võib ka olla, et kuna statistiliselt suurem osa Uberi juhte tegutsevad soojema kliimaga riikides, siis nad juba konditsioneeriga jahutavad oma salongi ja siis, et aga no me läheme siin natuke sellisesse sovetoloogiasse või hakkame siin asju valesti otsast analüüsima. See asi võib ikkagi viia nii kaugele, et telefoni, ma ei tea, aku või mingid komponendid seal sees paisuvad üles ja telefon läheb füüsiliselt katki. Aga kuna see nagu tundus väga põnev probleem, siis me reaalselt võtsime enda seadmetiimiga nüüd ette endale südameasjaks mingisugune lahendus leida. Just GPS-i kasutades. See on meie jaoks natukene võõras teema, et me küll oleme leidnud lahendused, mida peab tegema selleks, et me oma esindustes neid seadmeid elus suudaksime hoida. Aga mismoodi GPS-i me te seda kasuta. teete? No, lülitate elektri välja saata? Lülitame elektri välja ja laseme neil 12 tundi puhata vahepeal, eks ju. See on esimene asi ja teine asi on samamoodi vaadata, milline on see hoidik, sellepärast et ta peab õhku saama, mitte midagi teha ei ole, sest meil on nad ka, osad on ilusasti klaasist kappi ära pandud ja seal ei ole maailma kõige parem ventilatsioon. Need on sellised asjad, mille peale otseselt ei mõtle muidu. Selge. No võt, aga see nädal pidi tulema üks väga kuum nädal selle aasta jooksul, esimesi. Nii et vaadake, kus tervelt 15 kraadi sooja tuleb, jah? Isegi 20. Isegi 20 juba tuleb. Aga auto armatuurklaasi all võib see ulatada. Ja muide, see võib sõltuda see laadimine või see kuumenemine palju äppidest, sellepärast et üks äpp, mida ma kasutan ise välismaal sõitmiseks, on see Nokia Here rakendus. Mina ka. iOS-ile. Ja ma tõmban kaardi alla, eks ole, see on offline kaardid ja Nokia rakendus ajas mu telefoni väga palju rohkem kuumemaks kui näiteks Google Maps. Kinnitan su juttu praegu 100%, täpselt nii ongi, väga kuumaks. Nii et võib-olla siin on ka selline asi näiteks, et äkki Taxify äpp ajab telefoni rohkem kuumaks kui Uberi äpp ja seetõttu internet ei ole täis Uberi juhtide kurtmisi. Aga no tõesti me vaatame. Teine asi, ma tean, mida kasutavad osad inimesed, kes tõesti teevadki neid suviseid eurotrippe erinevaid, on see, et võetakse üks selline telefon, mis samal ajal ei otsi mobiilivõrke. Ehk siis SIM-kaart sealt palju, kui vähegi on selline kepsurakendus, sellepärast see kohe vähendab telefoni töökoormust. Seda ma tean, et tehakse küll. Jällegi suurepärane siis väike õppetund teile, digitunni kuulajad, kui te lähete, eks selle siis autoreisile, võtke üks varutelefon kaasa, kus ei ole SIM-kaarti, aga GPS-ühendus on. No see on nagu nii ja naa soovitus, osad need samad navigeerimisseadmed tahavad jälle, kas natukene tahavad seda. Ma arvan, et see asi lõpeb sellega, et keegi kuskil maailmas tõenäoliselt toodab ventilaatoriga, sisseehitatud ventilaatoriga mobiiltelefone, mis on sellised suured taksud, aga tööstuslikud. Ei no, väga ei pea undama, aga mingi jahutus ikkagi kogu aeg sees, et ta on tegelikult pigem juba siis selline mini-arvuti, mitte väike telefon ja kui kellelgi on tõesti vaja 24/7 kasutada, et seda kasutab mingid sellised. Mu kõhutunne ütleb, kui ma praegu avan AliExpressi, siis ma juba näen seda minema reklaamipausile ja uudistepausile, me oleme 7-8 minuti pärast tagasi, ma nii kaua lähen otsin ja siis kohtume uuesti. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi, 35 minutit 11 läbi on kell ja stuudios Henrik Roonemaa, Hans Lõugas tehnoloogiaudiste portaalist Geenius ja Mailis Ploomann Elisast ning vaatame siis, ega ükski digitunni saade ikka ei ole digitund, kui me Apple'ist ei räägi. Aga eelmine nädal andis põhjust ka selleks. Nimelt Apple tuli siis välja oma majandustulemustega ja esimest korda üle 13 aasta nende kvartali kasum kukkus võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Ehk et esimest korda siis üle 13 aasta läks Apple'il kehvemini. Võiks nii öelda küll vist jah, sest et kui vaadata majandustulemusi sellise graafiku peal üle aastate, siis on see, näeb välja nii, et see küür hakkab nüüd langema vaikselt, et nagu tipp oleks saavutatud. Ja mis muidugi tekitab palju kõneainet, et no nii, selle firmaga nüüd kutu. Varsti pannakse kinni ja läbi on see pidu. Ja kuna tegemist on Apple'iga, siis on seda loomulikult maailma helgemad pead analüüsinud nädal aega siitpoolt ja sealtpoolt ja seisukohti ja infot on rohkem, kui me siin jõuaksime vahendada. Aga alustame faktidest, need räägivad enda eest või need ei valeta. iPhone'ide müük kukkus siis tänavu esimese 3 kuuga 16%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga. iPadid müük ligi 19%, Macide müük ligi üle 12%. No siin... Ja nüüd asi, mis siis 2 asja kasvas teenuste müük ja kategooria teised tooted, mis siis peamiselt tõenäoliselt koosneb kellast ja Apple TV-st. Võib-olla mingid pudipadi on seal, mingid klaviatuurid ja hiired äkki. Pudipadi, ilmselt see teised tooted väga ei tohiks üllatada, sest mullu samal ajal seal ei olnud ühte väga suurt komponenti seal kategoorias, Apple'i kella polnud väljas, selle tuli alles aprillis, nüüd on see seal.
ja teenuste osakaal on tegelikult see on nii suur osa sellest firmast, et see tundub väga väike võrreldes nende telefonide ja muu äriga, aga see on suurem kui väga suur hulk teisi maailma ettevõtteid ja teenused tähendavad siis seda, kui me midagi Apple'i rakenduste poest ostame, tellime muusikat, ostame pilveteenuseid, 100 muud asja, mis kõik kokku on siis need nii-öelda teenust. Pilveteenused aga kui ma vaatan nende käivet, eks ole, siis iPhone'ide müügikäive on silmärgi öeldes mingisugune 2 korda suurem kui kõik need ülejäänud kategooriad kokku. Lihtsalt iPhone moodustab Apple'ist nii suure osa, et seda ei ole võimalik isegi hoomata ja kui sealt hakkab kukkumine pihta, eks ole, et siis ükskõik kui palju need teenused või teised tooted ka nagu ei suudaks kasvada, nad ei jõua seda auku lihtsalt nagu tasa teha. Seda küll kogu kompoti vaates, aga me vaatame asjade põhjuseid, mis seal siis toimub. Seletusi on ju erinevaid. Üks on see, et maailma majandus on niisuguses seisus, kus inimeste tarbimisvõime ei ole nii suur nagu aasta tagasi, see väljendub näiteks tarbielektroonika siis sellises luksustipp nišis, võiks öelda nii. Mis on väga suur olnud. Seda müük kukkus kõikjal, aga eriti Hiinas ligi 26%, et tegelikult see Hiina turg on siin väga suureks põhjuseks, miks see auk oli, aga huvitaval kombel kasvas Jaapanis peaaegu sama palju, aga Jaapan on jällegi niivõrd palju 3 korda väiksem turg, et see kasv ei teinud seda tasaga, kukkus Kagu-Aasias, Euroopas, Ameerikas, igal pool kukkus. Ja üks huvitav siin analüüs, mida ma ka nägin, ütles, et üheks põhjuseks on see, et iPhone 6 ja 6S olid lihtsalt nii populaarsed. See on väga teooria. Nad hüppasid sellel normaalsel kasvukõveral lihtsalt hopsti ülespoole ja nüüd me oleme tagasi sellise normaalse kasvu juures. Täpselt. See kõlab nagu see hea vabandusena, aga ometi mingi loogika seal on, et see iPhone on aasta-aastalt üha rohkem müünud ja siis, kui iPhone 6 tuli suurema ekraaniga, seda avas nii suur menu, et see järsku ebanormaalselt kasvas ja siis langes normaalsesse kõverasse tagasi. Ja mina ei tea, millest te räägite. Ma vaatan Baltikumi müüke ja Baltikumis esimene kvartal versus esimene kvartal eelmine aasta müük kasvas 2000 võrra. No, komad sinna peale. Millegi pärast Tim Cook seda ei maininud konverentskõnes. Ma ka ei saa aru, prioriteedid on täiesti. Aga meil on siin vaadake Baltikumi, kus meil läheb endiselt väga hästi. Aga me lähme ilmselt sinna Jaapani sellisesse kategooriasse, mis Jaapanis on ka tohutult populaarne iPhone. Baltikum ja muu Jaapan. Ülejäänud osa Jaapanist. Aga selle kõige juures, et me võime ju arutada nüüd selle küsimuse üle, et kas Apple'iga on nagu homsest siis kõik, eks ole, et tundub, et investorid ja aktsiahind on nii kõvasti kukkunud, et tundub, et keegi ei usu, et sealt üldse mingit kasvu võiks enam kunagi tulla ja äkki ei tulegi, aga sellest langusest hoolimata on Apple nii suur, et praktiliselt mitte kellelgi maailmas ei ole võrdväärset äri nagu vastu panna, et kui me vaatame seesama teenuste äri, mis Apple'il siis kasvas 5% võrra ja moodustas $6 miljardit 3 kuu jooksul, siis see on rohkem kui Facebookil. Äri, mis on Apple'i jaoks nii väike, et vaevu mahub graafikule, on suurem kui Facebook. Et need kategooriad on Apple'i puhul niivõrd paigast ära. Ja kõik need, ütleme, et neil on täna mingisugune 200, palju see nüüd oli, 270 või 217, mis iganes miljardit dollarit pangas. Jah, väga õige. Ja mida see peaks meile ütlema, on see, et Apple'is pole toimunud fundamentaalset muutust nende tootearendusega, nende brändiga, et inimestele järsku üleöö enam ei tundu atraktiivne, ei taha osta Apple tooteid. Kuna et kas see teenuste osas näitab seda, et need, kes on seade olemas, need tarbivad väga agaralt rohkemgi kõvasti kui eelmine aasta neid kaasnevad teenuseid. Mida see meile võiks öelda? Võtame, mida firma juht ise ütles. Nad on lihtsalt nii suur ettevõte, et nad ei saa luba endale sellist hämamist, mida siis börsianalüütikud kohe auluseks laseks, kui nad ajaks jama. Tähendab, nad on väga välja valitud ja ütlevad seda, mida nad peavad õigeks. Tim Cook selles konverentskõnes kvartali aruannet tutvustades ütles seda, et nutitelefoni turg maailmas ei kasva selle tõttu, et üleüldine majanduskasv maailmas on paigal, aga firma usub oma prognoose vaadates ja tellimus vaadates, et see muutub ja see läheb mööda sellest paigalseis ja kasv tuleb tagasi. No, me kõige varem saame faktidele toetudes seda hinnata siis järgmise aasta alguses. Järgmise aasta esimese kvartali lõpus, et kas see jutt on hülge jura või ei ole? Pigem ma arvan, märgiline on selle aasta 3. ja 4. kvartal, kui tuleb midagi uut välja, ehk siis võrrelda sellega, et mis on, ütleme siis 2015, kas 3. või 4. sõltub, millal nad välja tulevad ja millal nagu see massiturule kättesaadavaks see uus mudel saab ja siis võrrelda selle aastaga. Et väga siis õige, kui paljud 5S-i omanikud hakkavad ümber vahetama, kas neile antakse põhjused 5S ümber vahetada?
muide jah, ja kas nad on juba võtnud vastu põhjuse osta SE endale, mis nüüd tuli välja, et see on ka olnud see jõudnud sinna sellesse müüginumbritesse. selles kvartalis jäänud, jah. Ei tea. Aga me näeme neid. Ma pean parandama ennast, 233 miljardit on neil siis sularaha, et põhimõtteliselt nad võiksid võtta sealt mõned miljardid ja panna kuhugi uude ärisse, nii et keegi ei paneks tähele ka, eks ole, et nii-öelda katsetada ja mängida näiteks mingisuguse 4 miljardilise uue äriprojektiga, aga mis iganes see on, lihtsalt Apple'i probleem on see, et iPhone on nii suur, et mida iganes nad hakkavad tegema, selleks, et iPhone'i võimalikku auku tasandada, see peab olema ka nii suur. Ehk et kui nad otsustavad hakata tootma mingit uut toredat nišikaupa, nagu näiteks see kell, siis isegi kui sellel kellal läheb üle mõistuse hästi, läheb Apple'il ikka halvasti. Sellepärast, et ta ei jõua lihtsalt selle telefoni müügile järgi mitte kuidagi. Aga tuli veel andmeid esimese kvartali kohta välja, maailma siis telefoni müügi topp. Ja esikohal on muidugi ka Samsung, kes mahuga on teistest üle kõvasti. Ja esiotsas on veel Apple ja Huawei. Aga 4. kohale tuli siis, seal käib kive rebimine käib selle, ütleme siis top 3 järele, seal esikümnes. Ja need firmad vahetuvad nagu mingisugune kevadtuul puhub, kord ühelt poolt, kord teiselt poolt. Kord üks Hiina firma, kord teine Hiina firma. On seal Lenovosi ja Xiaomi'sid ja nii edasi. Ja nüüd on Oppo vist. Jah, siis oli seal ZTE, Hiina. Vaata, nüüd on Oppo seal ja Oppo on Eestis just suhteliselt tundmatu bränd. Mis on ka Hiina. Mis on väga Hiina. Et ainus, mis võiks olla tuntud natukenegi on see, et Oppo siis juriidiline tütarfirma tegelikult on firma nimega OnePlus. Ja see on Eestis natukenegi tuttav. Nii et tänu digitunnile. Ei tea, kui ma mainisin, sul võrgus on neid tõenäoliselt 4 on ju või midagi sellist. Ei ole siiamaani nagu radarile sattunud, järelikult on neid jah kuskil. Tahaks teada, mitu Oppot maailma suurelt 4. mobiilifirma siis on Eesti võrgus, ma olen kolm. Aga miks ka mitte? Mitmekesisust võiks ju olla. Nii on jah, ma ei tea, kuidas teil nende uute Hiina tootjate müük või kuidas Eestis üldse läheb, ma arvan, et ega eriti ei lähe, sest nad ei ole ka oma turunduse ja müügiga ju väga agressiivselt Eesti turule tulnud, vähemasti meie Hansuga ei ole kohanud ja me peaksime olema kohanud. Eestis, kuna meie tarbijakaitseseadused ja üldse seadused, mis siis reguleerivad seda, kuidas sa pead käituma pärast seadme ära müümist, on oluliselt karmimad kui Hiinas või kui Ameerikas või kusagil mujal maailmas, see tähendab seda, et ka Eesti seadmemüüjad valivad selliseid tootjad, kes suudavad pakkuda normaalset järelteenindust. Mis tähendab omakorda seda, et kui sa seda siin regioonis pakkuda ei suuda ja kui sa ei suuda pakkuda piisavalt palju, ma ei tea, swap-fond või seadmete väljavahetuse fondi, siis sind lihtsalt ei võeta müügile. Aga hiinlased on meil populaarsed küll, Huawei on tabelite tipus üle kõikide operaatorite. Jah, nad on vist tegelikult ainus nendest uutest Hiina tulijatest, kes tõesti on Eesti turul nagu märkimisväärselt kanda kinnitanud. Tühja ta nii uus on, maailma üks suurimaid telefonitootjaid juba ja mis ta on 3. kohal vist praegu, tahavad esimeseks saada, 2.-3. kohal siin jagavad kord Apple'iga ja kord Samsungiga jagavad maid. Aga jah, nemad on ainsad, kes on päriselt aru saanud, mida peab nagu valgete inimeste maal tegema selleks, et seadmeid saaks müüa ja tõesti pakuvad nagu klienditeenindust ka pärast seda, kui seade on ära müüdud. Teistega nii kaua, kui nad seda tegema ei hakka, siis väga suurt tõenäosust ei ole, et nad väga lendu lähevad. Ja omakorda me näeme, mida see tegelikult Huawei hinnale on tähendanud, et Huawei, kes alustas väga mõistliku hinnaga oma telefonide pakkumisest, on nüüd läinud vaata et aastaga mingisugune 20-25% üles ja tõenäoliselt on sinna sisse üheks põhjuseks ongi just nagu see, et turundusmüügi ja hoolduskulud tulevad peale, kui sa ei ole enam lihtsalt üks kontor, kes läbi AliExpressi väga odavalt midagi saadab. Aga nii on. Aga räägime Huawei telefonist kohe lähemalt, aga teeme väikse pausi vahele. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Huawei P9 on see, millest me räägime digitunnis nüüd edasi. Kuna see on Huawei uusim lipulaeva telefon, mis on ka Eestisse jõudnud, isegi küll vist müügil veel ametlikult lettidel ei ole, kui ma nüüd väga ei eksi. Eelmisel nädalal meie toimetus seda testis ja meie kolleeg Ronald Liive tegi selle kõvasti pilti, kuna P9 on sellepärast tore telefon, et selle tagaküljel on siis 2 kaamerat, erinevalt tavalisest nutitelefonidest, millel on üks kaamera ees, üks taga, pildistad ette või taha, kuhu tahad. Aga P9 on koos Leikaga võtnud, selle telefoni sees on siis selline funktsioon, et on üks monokroomse sensoriga kaamera, mis kombineerib foto teise kaamera sensorist ja kokku tuleb ma ei saa enam midagi aru. Kokku tuleb väga head pildid. Hea pilt tuleb ühesõnaga. Ja pärast pildistamist edasi see telefon väga hästi ei käitunud, jooksis kokku ja tegi natukene põhjustus peavalu.
jah, tavaliselt me ikkagi ju saame siin saates rääkida telefonidest, mida me oleme ise testinud ja oma muljeid, aga lihtsalt meie Geeniuse kaasautor Ronald Liive testis seda telefoni ja tema arvustust lugedes on selge, et ta oli igavesti hädas selle telefoniga, et tegi küll hästi pilti, aga jooksis kokku, aku ei pidanud vastu, äpid ei käivitunud, telefon oli täis installitud mingisugused e-läppe, mis talle väga meelehärmi tekitasid, nagu Puzzle Pets ja Dragon Mania, need tekitaks ausalt öeldes mulle ka, kui ma ostaks telefoni ja keegi mingi Puzzle Petsi sinna oleks pannud minu enda raha eest. Nii et igavene häda oli selle telefoniga ja siis juhtus veel selline lugu, et kui see arvustus meil ära ilmus, siis tuli Huawei ja ütles, et kuulge, et see on üldse mingisugune vale tarkvara siin telefoni peal ja et see ei ole veel õige müügitarkvara, et kuidas siis nüüd nii. Ja kui ma küsisin Ronaldi käest, aga et kas keegi ütles sulle enne testi, antakse ajakirjanikule telefon testi, et kas keegi ütles sulle, et ära seda testi või et see on vigane tarkvara või siis ta ütles, et ei keegi öelnud. Nii et ma ei tea, kas võime siis ainult loota, et need telefonid, mis Huawei müüki toob, on siis nagu päris tarkvaraga. No siin ilmselt läheb aega natukene veel. Meil ei ole ka ühtegi päris lõpuni töötavad seadet veel. Võrgutestid on tehtud, aga nende jaoks ei ole vaja teada, kas seal, mis mängud seal sees on. Aga meil ei ole ka ühtegi sellist seadet, mis veel päriselt lõpuni töötaks. No ju ta siis tuleb kunagi hiljem müüki. No, aga ma arvan, et meie soovitus saab olla, et kuni me pole väitnud vastupidist, siis olge ettevaatlikud selle telefoniga. Et me kindlasti, kui tuleb nii-öelda see päris tarkvara, siis ühel hetkel siis me hea meelega proovime teda uuesti ja vaatame, kas on asjad paremaks läinud. No aga head asjad võtavadki aega. Ja on seda väärt, et oodata. Vähemalt Huawei puhul, jah. Aga kas aega võtab ka see, et inimesed on nüüd hakanud mobiilset internetti kasutama arvutis rohkem? Saro Elisa tegi pressiteate eelmine selle kohta, et see, et mobiilset internetti kasutama mobiilis, see on juba vana uudis, aga nii, et 40% Eesti inimestest kasutab arvutis, siis ma natuke täpsustan, see on arvutis ja tahvelarvutis kokku, ehk siis kõikides nendes seadmetes ja ruuteriks ju, et kõik need seadmed, mis ei ole kõnevõimelised, jah, nii on vist kõige õigem öelda. Jaa, aga et siin on eraldi, teil on välja toodud süle- või laubaarvuti 33%. Kolmandik, kus nad on? Tõenäoliselt mitte Tallinnas. Pargis, ei, mis mõttes, kus nad on? Nad on seal, kus juhet ei ole. Aga neil on siin siis kõigi netipulgad või? No sul on kas netipulk või sul on taskuruuter ja tõenäoliselt, kui ma nüüd päris lõpuni aus olen, siis ma arvan, et siin on väga palju ka neid, kes näiteks jagavad seda kas netipulka siis pereliikmete vahel või ruuteri kasutavad mitmekesi, sest et see uuring ütleb, et neid siis arvutis kasutajaid kokku on seal ligi 400 000, terakene alla 400 000 ja meil ei ole tegelikult Tehnilise Järelevalveameti statistika järgi nii palju arvutis kasutajaid. Aga kui turu-uuringu firma helistab ja küsib, kas sa kasutad ja jah, sa kasutad, siis see number hetkel on veidi suurem, kui meil on SIM-kaartide arv, mis tähendab seda, et seda jagatakse pereliikmete vahel, tõenäoliselt. Olgu, ütleme selline operaatoride kliendistatistika on teine teema, selge, aga kui me mõtleme selle peale, et ütleme selline sotsioloogiline kasutus, siis ikkagi 40% eestlastest pääsevad juba netti niimoodi, et juhet ei ole. Just. Mis on selle ütleme, Eesti riigi ühenduvuse kohta ikka päris hea näite, mulle tundub. Ligipääs on olemas internetile, siis kohtades, kus sul ei pea kaabel tulema. Ilma, et sul peaks telefon. Ja inimesed kasutavad seda rõõma. Ja suvel see läheb kindlasti üles. No kindlasti, aga see uuring uuribki aasta alguses sellisel ajal, kus su kasutamine on suhteliselt normaalsusele lähedal. Et ta ei uuri neid selliseid nagu väga võnkeid. Head uudised tulevad Koreast, kus LG on teatanud, et nemad on nüüd siis valmistanud telefoni sõrmejälje lugeja, mis käib ekraani alla. Ehk et ei ole vaja eraldi nuppu, ei ole vaja mingisugust kohta telefoni peal enam, kuhu oma näpp panna, vaid panete teatud kohale ekraani peal ja saab tõenäoliselt hakata siis tootma telefoni, millel üldse nuppe ei ole. Ei ole mingit kodunuppu ega mitte midagi sellist, on lihtsalt üks klaaspind. Samas kodunupp on üks armastatumaid asju üldse. Sa mõtled see päris füüsiline kodunupp? Jaa, füüsiline kodunupp, mida saaks nagu vajutada. Nii palju on inimesi, kes tulevad ja ütlevad, soovitage mulle midagi, millel oleks vähemalt üks nupp. See on õige jah, sellepärast, et see on ju ainus nupp, mida saab kasutada kinnisilmi. No üks asi on kinnisilmi, teine on see, et mõistus saab otsa mitte kuskile vajutada enam ei oska, siis see ikka aitab. Ja füüsiline klõps käib, et see liigub see nupp. Ja olgem ausad, vahel, kui telefon kokku jookseb, siis see füüsilise nupu vajutamine ongi nagu ainus asi, mis teda kuidagi natukenegi mõistusele kutsub, et kui ikkagi nagu touch-nupud kõik ära kaovad, siis aga selle arvamuse vastukaaluks karta on nüüd, et LG litsenseerib oma tehnoloogiat, tuleb nüüd rohkem telefon, kus ei ole seda kodunuppu, nii et kardame seda. Kardame, jah, see sõrmele lugeja on siis kõigest 0,03 millimeetrit paks
ja selle jaoks tehakse telefoni ekraani klaasi alla siis selline pisikene, auk on võib-olla palju öeldud, aga lihvitakse sealt lihtsalt natukene maha ja pannakse see sensor sinna klaasi. LG on enne ka klaasiga mänginud, LG telefonid olid esimesed, kuhu sai panna näiteks mustrilukku suvalise koha peale, kuhu sinu sõrm ulatas näiteks, et sa ei pidanud või koodi vajutada näiteks, et mitte sinna, kus siis nagu tavaliselt on tootja poolt ette nähtud, vaid kuna inimese sõrmed on erineva pikkusega, siis LG telefonidel sai seda panna täpselt selle koha peal, kuhu sinu sõrm ulatas. Saab näha, et kas esimene selle tehnoloogiaga telefon tuleb LG-lt endalt või kelleltki teiselt, aga ma siis ennustan, et kui see nüüd täna välja toodid, siis järgmisel aastal Barcelonas me seda näeme, kui mitte varem. Loota võib, aga tahame ära mainida saate lõppu veel ühe põneva tehnoloogia uudise. Eestist reedel avas siis oma tootmisliini esimese otsa firma nagu Skeleton. Nad ei tooda mitte luukenesid. Seleta nüüd ära. Mis asi see on? Jah, superkondensaator. Väga lihtne. Väga lihtne. Aga kui sa vaatad pilti, siis sa näed, et see on aku peal. See näeb välja samasugune aku. Ehk siis tegelikult ongi energiaallikas, aga aku on selline, mis annab sulle pikka aega sellist väiksema võimsusega energiat ja superkondensaator annab väga lühikest aega, väga tugeva energiava laksu. Ja milleks mul seda vaja on? Näiteks selleks vaja, et kui sa tahad kiirendada. Audi kasutab neid selleks, et panna turbo su automootoris kiiresti kohe mühisema, ilma et oleks mingi viivitus. Neid samu Eesti firma toodetud neid Audi neid ei kasuta, aga nemad avasid just liini, nii et nad suudavad juba toota neid oluliselt ökonoomsemalt ja võimsamalt kui konkurendid ja tahavad 2018 jõuda kosmosesse nendega. Selleks on kokkuleppe olemas juba Euroopa kosmoseagentuur. Aga juba on kokkuleppe olemas, et raketid ootavad, et üles viia, et siis telekomide satelliitides neid kondensaatorid kasutada. Kas see on, kas see on suur Eesti uus edulugu sinu arvates? Uus Skype? Arvad, et on? Ei Skype mitte, sest ta ei ole lõpptarbija toode, sa ise endale koju ostad. Jaa, aga ma mõtlen miljardi väärtuses. Paneme kirja 2016 aasta 2. mail, ma siin raadioeetrus ütlen, et jah, 2017 siis. Et ma praegu ütlen, et sellest saab väga suur edulugu. Või mõne aasta või 5 aasta pärast. Ja saate lõppu me saame ära mainida siis lihtsama uudise. Keegi nikerdas natukenegi vaeva ja pani Apple Watchis tööle Windows 95. See on ka täpselt sama tüüpi uudis, et ma proovime. Hans, milleks seda vaja on? 5 aasta pärast vaatame. Jah. Vaat, ei aga väga tore. Väga tore, palju edu. Aga meie saade ongi sellega läbi. Kohtume jälle nädala pärast ja loodame, et kõigil oli väga palju kasu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.